Tere! Mina olen Pärtel Lippus ja tutvustan teile eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust, mida me teeme Tartu Ülikooli Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituudi foneetikalaboris. Kui sa ei viitsi seda videot vaadata lõpuni, siis kõik olulise info leiab foneetikakorpuse koduleheküljelt foneetikakorpus.ut.ee. Foneetikakorpus koosneb kõnesalvestustest. Salvestusi teeme me põhiliselt siin foneetikalabori salvestust kabiinis. Enamik salvestusi on spontaansed dialoogid. See tähendab seda, et kaks inimest tulevad siia kabiini. Me paneme neile külge mikrofonid ja siis nad istuvad umbes pool tundi ja räägivad ükskõik millest. Nende jutt salvestatakse kummagi kõneleja jutt eraldi kanalisse. Viimasel ajal salvestame ka video. Lisaks dialoogidele oleme salvestanud ka monolooge, aga need on siis loengusalvestused või konverentsi ettekanded, mis on ettekanded auditooriumi ees. Ja nende puhul võib muidugi vaielda, et kas tegemist on spontaanse kõnega, aga nad ei ole kindlasti loetud. Selles mõttes on ikkagi spontaanne, kuigi tegemist on planeeritud kõnega võib-olla. Ja lisaks oleme käinud ka salvestusi tegemas välitöödel, aga siis ikkagi selliste mikrofonidega, mitte ei ole kasutanud diktofone. Ja üks osa korpusest on ka 3 osalejaga vestlused, mis on salvestatud Stockholmi ülikooli hingamislaboris ja sellel korpuse osal on ka siis hingamisandmed. Kui kõne on salvestatud, siis märgendatakse. Ja seda me teeme Prati tekstgriidi formaadis, kus märgendus on joondatud helifaili ajateljega. Ja ma näitaks teile ühte loengusalvestust. Seda salvestust võib pidada selle korpuse nurgakiviks, millest me hakkasime üldse seda korpust tegema 2006. aastal. See lõik ilmselt sobib väga hästi kirjeldama eesti keeletehnoloogia arengut viimase 15 aasta jooksul ja see salvestus on tehtud konverentsil teoreetiline keeleteadus Eestis aastal 2005. Siin mikrofon külge riputatud ja siin on üks seade. See on esimene test, see on väga uus ja täiesti revolutsiooniline. See salvestab mu kõne ja peale kõne lõppu mõneminutilise töötluse järel on olemas sellest tekstifail, mille me saame riputada keeletehnoloogia kodulehele, nii et te võite siis selle lisaks slaididele sealt kui õppematerjali kopeerida. Nii, jäitegi uskuma, jah? Tänapäeval see pole muidugi enam nali ega tore unistus, vaid keeletehnoloogia töötabki päriselt niimoodi. Aga foneetikakorpuse märgendus toimub endiselt suures osas käsitsi. Me küll kasutame kõnetuvastust kõigepealt selleks, et leida sõnad, aga siis me käime kõik käsitsi üle ja lisame hääliku tasandi märgenduse. Sõnad on korpuses märgitud tavaortograafias väikeste eranditega. Hääliku tasand on Sampa transkriptsioonis ja see on üks kõige ajamahukamaid töid. Rohkem infot märgenduse kohta leiab
korpuse koduleheküljelt foneetikakorpus.ut.ee. Peale sõna- ja häälikutasandi märgendame ka silpe, kõnetakte, intonatsioonifraase, häälelaadi ja kuna märgendus sõnatasandil on tavaortograafias, on võimalik seda korpust kergesti töödelda ka kirjakeelele mõeldud analüüsivahenditega. Näiteks oleme lisanud kõigile salvestustele ka vabamorfi abil morfanalüüsi. Korpuses on hetkel ligi 200 kõnelejat, umbes 127 tundi salvestust, umbes täpselt 100 tundi sellest on märgendatud vähemalt sõna- ja häälikutasandil ja tekstisõnades see maht on kuskil 500 miljoni vahel. Me oleme kokku lugenud sõnatasandi segmentide arvu, mis hetkeseisuga on 770 000 segmenti. Selle hulgas on ka pausid, täidetud pausid ja sellised keelelised üksused. Lisaks leksikaalsetele sõnadele. Milleks seda korpust kasutada saab? Väga üldiselt võib öelda, et keele uurimiseks ja keeletehnoloogia arendamiseks. Keele uurimise osas on kõige rohkem seni kasutatud minule teadaolevalt muidugi foneetika uurimiseks. Oleme uurinud väldet, vokaale, diftonge, intonatsiooni, kärisevat häält, aga ka seda, kes kellega kui palju räägib ja üldiselt see korpus sobib väga hästi igasugu kõikide keeletasandite uurimiseks suulises kõnes. Ja samuti sobib see korpus hästi keeletehnoloogiliste rakenduste arendamiseks. Kõige rohkem on seda ilmselt kasutatud kõnetuvastuse treeningmaterjalina. Kuidas korpusele ligi pääseb? Korpuse koduleheküljel otsingumootor foneetikakorpus.ut.ee. Sealt on võimalik teha päringuid ühe sõnatasandi segmendi piires ja vastuse saab 2-sekundilise helilõiguna. Selle helilõigu ja tekstkriit formaadis märgenduse saab alla laadida, et seda edasi analüüsida praadiga või ükskõik millise tarkvaraga teile meeldib. Aga loomulikult väga paljude vajaduste jaoks sellest ei piisa ja kui teil on vaja ligi pääseda tervele korpusele, siis võtke minuga ühendust. Keele teadusliku uurimise või kõnetehnoloogilise rakenduse arendamise eesmärgil on võimalik saada endale alla laadida terve korpus. See on hetkeseisuga umbes 30 gigabaiti helifaile ja tekstkriitfaile, mida siis saab analüüsida kas praadiga või R-iga või elaniga täpselt nii, nagu teile meeldib. Kui teil on küsimusi, siis kirjutage mulle või vaadake ka korpuse kodulehekülge foneetikakorpus.ut.ee. Aitäh!